Leidsin vist lõpuks ühe siukse mega ilusa koha, kus kala püüda. Kaldast on kerge ligipääs ja üks kutt oli seal silla all kapaadiga. Too sai ka just kala. Ma ei tea, mis ta oli. See oli mingi korralik ahven või siis oli mingi väiksem koha. Vaatame, kus see õige koht võiks olla, kuhu parkida ennast. Ma arvan, siis samas ongi hea. Vaatame, saab mingit kala siit. Ilus ilm ka. Üle pika aja. Ohohoo. Siuke kala siis oli seal. Ma panen põhjaka sisse. Seda mul vaja oligi. Saan põhjaka sisse panna nüüd. Põhjakas sees. See kelluke on. Kelluke külg. Näha ole. Saab sellega midagi või saa. Siia tagasi nüüd, kus ma selle õnge korgi sain. Siin tundub, et siin ma mäletan, et oli seda väikest kala palju, et proovin siit. Äkki joppab. Saab hunnik väikest kala, siis saab midagi huvitavat proovida teha. Seal teises kohas ei näkanud üldse. Proovisin ühte teise kohta ka minna. Seal oli eravaldus ja seal küsisin, kas tohib. Ei tohi, kuigi jah, seal see jõgi ei ole ju nagu eravaldus, et jõe peal tohib, aga see ütles, jõgi on ka minu veeala on minu. Tegelikult on ka Soomes niimoodi, et veealad on rahva omad. Vesi on kõvasti kõrgemaks küll tõusnud ja sogas on ka. See oja läheb järveni, et sealt järvest võib suuri kalukosija tulla muidugi, aga mis kalad siin on? Omaette küsimus. Ahven on kindlasti, ma arvan. Läheb kork kohe vee alla. On vee all. No jää otsa. Mis asja? Tõmbavad ainult ussi siis või? Huvitav võtmine. Kohe. No on vee all. Miks ta otsa ei jää? Mis asja? Säljed arvastavasti või need pisikesed, mis need on ja mis ma eelmine kord sain. No neid olekski vaja, ma tahaks terve hunnik neid saada. Prooviks midagi teha neist. No täitsa ääres on. Nii kaldas. Ja mitte midagi otsa ei jää. Tõmbab vee alla. Lõpuks ameti esimene olemas. Väga hea, vaatame, mis nendest teha saab pärast.
Neil tulevad uimed ka kergelt ära ja või need tähendab soomus tuleb kergelt ära neil. Nagu rääbis oleks või midagi taolist. Vaata, me saame mingi 10 asja, 10 kala kätte. Seekord on ahven. Pisike ahven. Jep, teine olemas. No, kork on vee all. Mitte midagi otsas ei ole. Mida nad tõmbavad. No siin vähemalt näkkab, ei ole igav. No, 3 olemas. Noh, elus sööt on küll see hea. Et siia saab tulla siis, kui augu võtma hakkab. Noh, on ju, kork on vee all, näed. Olemas. No näed, see ka tõmbasin kõhu alt kinni tal. Viies olemas. Selle tühjaks siia. Karbiga hea. Järgmine kord. Nüüd on siin sööta täis. Peaks kala alla tulema. Või hirmutasin ära. Aga jah, olemas jälle üks. Mingit suurt lumpsu ma pole kuskil näinud, et siin suurt kala oleks lähedal. On need pisikesed ikka siin. Lastega paras siia tulla, et näkkab kogu aeg. Nüüd oli parem. Nii väike kala ja tõmbab nii kõvasti. Opa! Ai, kurat ära lendas. Olemas. Nendest saab midagi huvitavat teha, ma arvan. Vaatab, proovin kuivatada ikka neid vist. Paistab, et muud kala siin ei ole ja praegu peale selle ja ahvena siis.
saan mingi hunnik kalu kätte, siis saab minema minna. Nii palju ka pole mõtet võtta. No, ütlen see koht, kus ma nüüd sisse söötsin, põhimõtteliselt kalu täis. Paksult neid väikseid. Kork läheb kogu aeg vee alla. Järgmine kord teise kaamera võtma, kui siin ei ole nii sogane vesi, et sinna alla paneme, vaata, mis seal toimub all. Noh, nüüd on otsad, nüüd on... Oi, see oli natuke suurem. Sain kätte. No, päris palju juba. Opa, see pani minekut. Täpselt nagu mingi räim või rääbis oleks midagi taolist. Korralik parv siin all olema, kui kohe näkkab. No näe, kohe. Kohe vee alla. Musta kala ei taha. Opa, nüüd on juba suurem. Särg. Näed, esimene särg. Jah, see on väike. Laseme tagasi. Lasin saadud. Op, kohe otsas. Väga jätmi otsast ära ka. Kus ta siia kadus siia? Hops. No, see on juba sama kala, aga suurem. Suurem variant. Marja ka täis. Neil on alles kudemisaeg siis. Sellepärast ongi võib-olla siin nii palju, et ei ole ära kudenud veel. Opa, see on sälg. Seda ma ei taha. Opa, korralik parv seekord. Korpanirallit ma ei pannud tähelegi. Jää veel hanesid vaatama. Ops. Sain kätte. Ja kork kaob kohe vee alla. Jõp. Näed vee all, vee all, vee all, vee all. Tõmbab otsas. Kukkus otsast ära. Kaamera sai vahepeal aku tühjaks. See oli midagi suuremat juba. Ei tahtnud väljagi tulla. Võib-olla hakkab nüüd suurem kala ka siia tulema. Särge on päris palju nüüd vahepeal saanud, kui kaamera aku tühjaks sai. Ma mõtlesin, ma ei filmi enam, aga panen ikka uuesti käima. Särjad, mis ma saanud olen, on niisugused krobelised, niisugune täppe täis. Ei tea, mis täpid need on. Ops, olemas ahven vahepeal näed jälle. Ega tuleb vaheldust nüüd. Näed kotis juba oma jagu neid. 20 tükki kindlasti. Kõht hakkab tühjaks minema, koju minema sööma varsti. Kadus. Mis seal oli siis? Sama kala. Saan eksperimenteerida nende kalaga, mida nende teha saab. Krobeline, täppe täis. Ma ei tea, näha ei ole eriti. No, siit on näha.
erakõrvud siis tulevad maha. Ma ei tea, mis täpid need on. Keegi teab, siis võib kommenteerida. Kommentaari panna, mis täpid need kaladel on peal, särgedel. Ja kala otsas. Jälle särg. Kas sa pead selle särjad, kas ei ka täppe täis? On siuke koht küll, kus võiks nagu haugi ka täis olla ja aga ei ole näinud midagi suurt hüppamistega. Opa! Korpani minekut. Kala käes. Neid kalu on jah Soomes jube palju. Kus oli minek? Minek oli võimas. Okei, üks veel kala ja ma minema. Aitab küll. Ma ette valmistama nad ja vaata, mis teha saab. Ja olemas. Kõik. Kõik. On küllalt neid. Saan eksperimenteerida kodus nendega. Noi. Natuke sai ikka neid. Eks ma nüüd puhastan need ära ja siis vaatan, mis ma edasi teen. Sain just soomuse maha võetud. Ostsin Temust siukse asja, päris hea. Soomused lähevad siia sisse, siis kallad lihtsalt välja. Ei pritsi kuhugi laiali igale poole. Nüüd on enam suurem osa soomuseid maas, nüüd on vaja soolikad välja võtta ja siis vaatan, mis edasi teen. Soola vette arvatavasti. Noi, kalad olid mingi 6 tundi olid soola vees, kui võtasin paberiga ära. Ja nüüd siia airfryerisse ja siis testin kiirkuivatamist. Vaatan, kas sellega saab kuivatada neid. Siis oleks küll lahe, kui saab. Eks näis, mis välja tuleb. Tõve hetk nüüd käes. Vaatame, mis siit välja tuli. Kuum kõve. Ei ole. Sellised näod välja siis. Et see kuivad, mis kuivad. Ma panin 9 tundi need. See suur kuivad. Vähem jah. Need aparaadid väljas ka need kuivavad. Vaata, mis on. Mis maitse siis on need? Jumala hea. Mõnus hea soolaamps. Ma soovitan teha, jumala hea. Kuumavaluse, mis on siis airfryeris. Mul oli 9 tundi nad olid 50 kraadises siis. Et kuivatada. Kuivatamisrežiimil. Mul võib isegi veel teha. Lastele meeldivad kindlasti ka need. Jumala hea asi. Et proovige järgi. On põhimõtteliselt kõik ära süüa, luud on jumala. Selge roog on ka kõik jumala pehme. Saba ka. Väga hea. Soovitan.